millised need unistused on, detailid selles. Palun, Margus Kohava. Tere kõigile, ilusat konverentsi ja üritaks omalt poolt ka mõned sõnad kaasa öelda, et ma ei ole küll teadlane ega looduskaitsja ega majandusspetsialist, aga tööstuse seisukohast paar sõna. Üks on nagu selge, kui me vaatame tänapäeval meid ümbritsevat keskkonda ja selle muutumist ajas, samal ajal riikide ja ühiskonna ootusi majanduskasvu ja heaolu osas, siis edasi minna ei saa ilma, et väga tihedas koostöös erinevate osapooltega otsida seda õiget tasakaalu. Ja on ilmselge, et me tahame säilitada oma metsade liigirikkuse, me tahame hoida enda keskkonda vähemalt sellisena, nagu ta on täna. Samal ajal me tahame, et meie inimeste heaolu tõuseks ja meie majandus peaks arenema kiiremini kui naaberriikidel selleks, et jõuda lähemale nendele, kes on meist eespool. Mida metsatööstus selleks teha saaks? Eriti viimase 5–10 aasta jooksul on hakatud palju rääkima sõnast biomajandus ja kindlasti üks väljapääs on ka Eestis, eriti just metsaga seotud biomajandusega edasi minna. Kui enne vanasti osati põhiliselt ainult loodusressursse kasutada ja tänane aeg on selline, kus me kasutame suures osas fossiilseid ja mittetaastuvaid loodusvarasid, siis on selge, et on tekkinud piirid ette ja nii kaua jätkata ei saa. Tuleb kasutada inimkonna hüvanguks ressursse, mis on taastuvad. Miks seda peab tegema? See vajadus tegelikult tuleneb inimkonna enda arengust, nii nagu ka eeskõnelejad natukene rääkisid siin, et inimkond areneb, inimkonna vajadused arenevad ja rahvaarv kasvab ja erinevaid prognoose on mitmesuguseid, aga ühe prognoosi järgi aastaks 2030 vajab ühiskond 50% rohkem toitu kui täna ja 45% rohkem energiat kui täna ja kahtlemata ka joogivett. Ja seda ei tule enam taastuvatest ressurssidest, taastumatutest ehk fossiilsetest ressurssidest. On vaja asuda kasutama midagi sellist, mida saab taastoota. Ja Eestil on võimalused olemas, et sellega vähemalt mingil määral kaasas käia. Hea näide tänapäevasest biotoodete ringmajandusest ongi näiteks puidurafineerimistehas või biotoodete tehas, kus toodetakse kaupu sellisel moel, et neid saab uuesti ja uuesti kasutada, neid saab taaskasutada, suudetakse toota ise ka energia taastuvatest materjalidest ja suudetakse toota biokütuseid ka teistele tarbijatele ja mis võib olla kõige põhilisem, et praktiliselt ei teki jäätmeid. Igal sellisel tegevusel kindlasti on oma keskkonnamõju, aga õnneks on ka tänapäevane tehnoloogia jõudnud sinnamaani, et seda keskkonnamõju suudetakse minimeerida ja kontrollida ning hoida talutavas piiris. Mida saab puust?
siin on ääretult suured võimalused tegelikult puidu kasutamiseks ja kõik need ei ole tänapäeval sugugi tööstuslikus skaalas veel rakendatud, aga selliseid pilootprojekte on tehtud kõigis selles, mis siin kuvatud on. ja üks on selge, et puidust on võimalik saada nii vedelat, gaasilist kui tahket energiat. Puidust on võimalik saada väga erinevaid kemikaale. Puidust on võimalik saada isegi ravimite komponente, puidust on võimalik saada pakendimaterjali ja kõik see on suuremas või vähemas osas taaskasutatav. Paar võib-olla näidet sellest, mida moodsast biorafineerimistehasest toota saab. Et üks võib-olla kõige huvitavamaid on näiteks süsinikkiud, mida saab toota ligniinist selle suure süsinikusisalduse tõttu ja sellisest looduslikust süsinikkiust on võimalik toota tulevikus kas või autosid. Autod ise saavad sõita biokütustega, mis on valmistatud puidust ehk niinimetatud teise generatsiooni biokütused. Selleks ei ole kasutatud toiduks kõlbavaid taimi ega ei ole kasutatud toidu kasvatamiseks kõlbavat maad. Ja tavapärased jäägid biorafineerimistehases on puidu põletamisest või õigemini ligniini põletamisest järgi jääv tuhk ning vee puhastamisest tekkiv biomuda, mis sisaldavad puidus leiduvaid erinevaid mikroelemente ja nende õiges vahekorras segamisel on võimalik luua väetisi, mis suudaksid taastada metsade ja miks mitte ka põllumaade viljakust. Siin on selline väike pilt, et milline näeb välja üks tänapäevane puidu rafineerimistehas. Tehas ise ei ole nagu väga suure ala võtab veepuhastus ja puiduladu, aga kindlasti on tulevikus võimalik sellise tehase ümber siduda nii-öelda jätkuprojekte ehk näiteks hemitsellulosist saab toota erinevaid komponente, näiteks ksülitooli. Põhimõtteliselt on võimalik puhtast tselluloosist toota viskooskangaid ja riideid ja nii edasi ja nii edasi. Selline tehas oleks võimalik valmis ehitada umbes 5 aastaga, et see sisaldaks 2,5 kuni 3 aastat planeerimisprotsessi, siis projekteerimist ja 2 aastat ehitamist. Ja sellisel tehasel oleks väga ulatuslik mõju Eesti majandusele ja just positiivne mõju. Ja võib-olla kõige olulisem, mida ma tahaks siit nagu välja tuua, on tööviljakuse kasv või tootlikkuse kasv. Eesti üks suuremaid probleeme on just madal lisandväärtus ja Eesti töötleva tööstuse keskmine lisandväärtus töötaja kohta on täna umbes 23 000 eurot. Siis selline uus tehas suudaks luua lisandväärtust töötaja kohta kuni 1,4 miljonit. Ja on ilmselge, et kui me räägime majanduskasvust või heaolu kasvust, et siis riigid saavad areneda just selliste teenuste või toodete müümise kaudu, kus lisandväärtus on suurem või oluliselt suurem kui keskmine. Paari sõnaga siis nägemusest, mis võiks juhtuda, mis võiks olla Eestis 20 aasta pärast. Üks asi, mida ma kindlasti loodan ja usun, et Eesti metsad, nii erametsad kui ka riigimets juba täna, aga erametsad väga väheses määras oleksid kõik sertifitseeritud. Ja see eesmärk on just see, et tagada metsa kui looduskoosluse, tagada metsa kui tooraineressursi
säilimine sellisel kujul, et ka tulevased põlved suudaksid kasutada seda samal moel kui meie praegu. Teine asi on see, et ma väga loodan, et 20 aasta pärast on välja arendatud kodumaine tipptasemel tööstus kõigi selle maksimaalseks väärindamiseks, mida Eestist saab, mis on Eesti taastuv loodusressurss, olgu need põllumajandussaadused või metsasaadused. Ja kindel on ka see, et sellise uue biomajanduse tekke Eestisse looks väga suured võimalused meie ülikoolidele, looks väga head võimalused järgnevateks investeeringuteks, uudsete, taastuvate, jätkusuutlike toodete tootmiseks Eestis. Ja loodame, et Eestil on olemas potentsiaal olla selles vallas 20 aasta pärast maailma juhtriikide seas. Ja veel, ma loodan, et 20 aasta pärast toodetakse kogu soojuse elektrienergia Eestis taastuvatest ressurssidest. Ma loodan, et vähemalt 35% transpordikütustest on loodud taastuvatest ressurssidest. Ma loodan, et väga suur osa tootmisi toimivad põhimõttel, et seal ei tekiks jäätmeid, mida ei oleks võimalik taaskasutada. Ja ma loodan, et Eesti rahvas, Eesti riik, ühiskond, erinevad huvigrupid suudavad selleks ajaks rahumeelselt maha istuda ja kas või iga päev leida lahendusi, mis on kõige parem Eestile tervikuna ja kuidas Eesti peaks edasi liikuma. Ja ma loodan ka seda, et 20 aasta pärast, võib-olla ka aasta pärast on Eesti valitsus võtnud vastu biomajanduse arengukava, kus oleks mainitud ka metsa- ja puidutööstuse rolli. Aitäh! Suur tänu!